Tere, mina olen Leenu ja te vaatate saadet Ise TV. Te olete vaadanud meid juba 7 nädalat ja täna ongi aeg käes viimase saate jaoks. Täna räägime sellisest teemast nagu multimeedia. Nagu alati on meil paar külalist ja räägime ka alkoholimüüdist. Ja saate lõpus anname teile kätte 8. ülesande. Järgmisena on meil külas fotograaf Gabriela Liivamägi. Olen Kristel ja tegelen sellise huvitava alaga, milleks on fotograafia. Fotograafid teevad erinevast stiilist pilte, et osad teevad looduspilte. Sinna alla kuuluvad siis maastikupildid, loomadest pildid ja teised jälle teevad inimestest pilte. Et mina kuulun siis sinna gruppi, kes inimestest pilte teevad. Et ilupilte, igas portreesid ja moepilte. Fotograafil on väga oluline roll pildistamisel. Et ei ole ainult see, mis modell teeb. Et väga tähtis on ka, mis fotograaf kuidas juhendab. Ja pildid olenevadki sellest. Teie fotograafil leidsin mina niimoodi, et kui ma olin põhikoolis ja siis isa andis mulle 1 või 2 megapikselse kaamera, mida ma siis kandsin igal pool kaasas. Tegin pilti kõigest ja sellest hakkaski asi arenema. Ja kindlasti aitas kaasa ka see, kui sõbranna näitas mulle internetist ühte lehekülge, kus fotograafid panid oma pilti üles. Ma tegin ka sinna konto ja selle kaudu ma hakkasingi pilti sinna toppima ja vaatama ja jälgima. Igaüks saab fotograafiaga tegeleda, kellel natukene huvi on. Et natukene lihtsalt vaja loovust ja vaba aega. Alustamiseks, et fotograafiaga tegeleda, oleks vaja kaamerat. Ei pea olema mingi kallite objektiivide või kaameratega. Et piisab ka lihtsalt mingist digikas, sest tänapäeval on need päris võimsad. Et siis hiljem saab alati uuendada oma aparatuuri ja kindlasti ka tahet ja palju aega. Fotograafia pidi olema Eestis üks enim levinud hobisid. Praegu on palju kaameraid, mis teevad justkui töö fotograafia eest ära. Samas natuke netis teooriaid ja trikke õppides on võimalik teha hämmastavaid asju. Järgmisena lähme uurime Järve noortekeskusest, mis asi on multimeedia ja kuidas see fotograafiaga seotud on. Järve noortekeskus on eriline teiste noortekeskuste heas selle poolest, et meie selliseks touchiks või spetsiifiliseks asjaks on multimeedia. Ta küll ei ole päris eriline Eesti mõistes, sest et ka Tartus on multimeedia noortekeskus olemas ja võib ka seda kallakut olla kindlasti ka mujal Eestis. Aga Tallinnas on see kindlasti ainuke noortekeskus, mis tegeleb multimeediaga. Järve noortekeskus on Tallinna noortekeskuse üks noortekeskustest ja jagunetud siis noortekeskus 2, kus on avatud pool ja siis on huviringi pool ja meie huviringi pool ongi siis multimeedia. Nagu kõigis noortekeskustes on siin siis avatud poolel võimalik tegeleda, millega noorele iganes meelepärane on. Et võib mängida lauamänge, on olemas ping-pong, lauajalgpall, PlayStation, erinevate mängudega, tavaarvutid, millega saab käia siis Facebookis, Reddis, kus iganes endale meelepärane on, mängida mänge. Ja loomulikult siis toimuvad ka noortekeskuses igakuiselt erinevad üritused. Need ongi jälle samamoodi seinast seina, et mitte ainult multimeediaga seotud, et on spordivõistlusi, on kunstiga seotud tegevusi, on harivaid töötubasid, seksuaalkasvatuse teemal, narkootikumi teemal, mida iganes. Et noorte omaalgatus on igas noortekeskus, nii ka meil väga alati oodatud ja teretulnud. Et kui on mingi suvaline plaan, teha mingit võistlust, mingit asja, kirjutada projekti, millest iganes, kas multimeedia teemal või ka spordist, ma ei tea, et siis alati võib tulla noortekeskusesse ja me kindlasti aitame nii palju, kui oskame. Ja nii kõigis noortekeskuses, mitte ainult meil. Järve noortekeskus saab tulla igaüks, kes on vanuses 7–27. Ehk siis kõik noored inimesed. Tegelikult loomulikult ei viskame välja ka kedagi, kes on vanem või noorem. Lihtsalt siis tuleb iga kord erandi läbi rääkida see, mida tehakse ja miks tehakse. Küsimust, et mis asi on multimeedia, ei küsita minult esimest korda ja see on alati väga raske küsimus vastata. Ühest küljest on see nagu nii suur valdkond, et seda nagu raske hõlmata, aimata. Põhimõtteliselt lihtsalt vastades on multimeedia fotograafia, video, kujundamine, küljendamine ja filmimine, film.
ja loomulikult kõik meediavaldkonnad on multimeedia sisuliselt. Kuna sai juba mainitud, et Järve noortekeskus on multimeedia Kallakuga noortekeskus, siis ja sai ka küsitud, mis asi on multimeedia. See võib olla lihtsam sellest nüüd aru saada on see, kui ma näitan ja tutvustan mõningaid asju, mis meil siin keskuses üldse on siis olemas. Ehk siis see tehnikabaas, millega saab tegeleda multimeediaga. Et multimeedia jaoks on meil olemas eraldi korrus, see on teine korrusmajal. Ja põhilised esimesed asjad, mis meil on siin, on 4 arvutikomplekti, mis on mõeldud tegelemaks 4 erineva multimeedia valdkonnaga. Esimene komplekt on meil fototöötlusarvuti, kus kohas on olemas erinevad programmid, Photoshop eelkõige loomulikult, aga on ka Lightroom ja teisi programme, millega on võimalik fotosid töötada. See on olemas graafikalaud, tablet, kuidas keegi kutsub seda, millega siis on võimalik hõlpsamalt töödelda või siis ise lausa joonistada arvutisse. Teine arvutikomplekt on meil mõeldud kujundamiseks, küljendamiseks, ehk siis tekstid, raamatud, miks mitte koolilehed on väga oodatud siia tegema. Või siis enam kasutatud asi on plakatite kujundamine. Kolmas arvutikomplekt on mõeldud heli töötlemiseks ja muusika tegemiseks, näiteks siis soundtrack või siis oma mingid lood. Ja viimane arvutikomplekt on siis mõeldud filmi monteerimiseks. On siis siin see programm, millega me töötame, siin on film on Final Cut. Ja tema on siis 2 kuvariga ka edev arvuti, millega saab päris hästi tööd teha. Ja rohkem praegu tehnilisi vahendeid. Võib midagi küll olla, et on meelest läinud suure kiiruga, aga siis selleks on alati võimalus tulge ise kohale ja vaadake järgi. Ise koduleheküljele panime üles Eesti noortekeskuste nimekirja. Kas sina tead, kus asub sulle lähim noortekeskus ja mida seal teha saab? Vaata kodulehelt järgi ja mine kohale. Järgmisena räägib Mari-Liis Tael Tervise Arengu Instituudist meile alkoholimüüdist. Lahja alkohol ei ole nii ohtlik kui kange. Kindlasti oled sinagi kuulnud jutte, et õlu, siider ja muud lahjad alkohoolsed joogid ei olegi nagu päris alkohol. Tegelikult sisaldab pooleliitrine purk siidrit sama palju alkoholi kui 1 pits viina. Lisaks muudavad mullid asja hullemaks, sest süsihappegaasi mõjul jõuab alkohol kiiremini verre ja sa jäädki kiiremini purju. Petlik ja ettevaatust uinutav on ka alkohoolsete jookide meeldiv maitse. Et sa rohkem jooksid, varjatakse alkoholi ebameeldivat maitset suhkru ja mitmete lisaainetega. Ja nüüd saategi kätte 8. ülesande. See nädal on uuringunädal. Nimelt peate te läbi viima küsitluse vähemalt 10 inimese hulgas alkoholi tarvitamise ja suitsetamise kohta. Küsida võite näiteks paari sõbra, õdede, vendade, perekonna, õpetajate või noorsootöötajate käest. Uuringu võite paluda täita inimestel kirjalikult või nende vastused ise üles märkida. Mõelge selle teema kohta vähemalt 5 küsimust, mis paistavad teile endale olulistena. Kuna tegemist on viimase ülesandega, siis palume teil taas individuaalselt täita teile saadetud veebiküsitlus. Kui teil tekib ülesande lahendamisega raskusi, siis võite osaliselt abi leida leheküljelt www.alkoinfo.ee. Ülesande esitamise tähtaeg on kolmapäev, 23. mai. Rohkem infot nagu ikka leiate aadressilt www.ave.ee/ise. Ise TV viimane saade saabki nüüd läbi, aga aitäh, et vaatasite, olge ikka edasi mõnusad ja uute kohtumisteni!